Viimased aastad on näidanud, et nakkushaigused ei ole erandlik kriis, vaid püsiv risk. Just seetõttu on ministeerium toonud lauale uue seaduseelnõu. Terviseohud on kasvamas ja seda just eelkõige sellepärast, et karjaimmuunsus on langenud alla kriitilise piiri. Kuidas kaitsta kõige haavatavamate tervist, kui vaktsineerimine on vabatahtlik? Me teeme lihtsamaks nendele lapsevanematele, kes tahavad vaktsineerida. Nendele teemegi siis niimoodi, et nad ei pea seda ütlema, et kooliõde eeldab, et last võib vaktsineerida. Ja teine asi siis, et kes ei soovi oma last vaktsineerida, nemad oma keeldumise saadavad. Loomulikult õde enne teavitab, kui tuleb mingi vaktsiin ja nii edasi, et see protseduurika tuleb ka meil kirjeldatakse ära. Aga et sisuliselt ei muuda, me kindlasti ei hakka vaktsineerimist kohustuslikuks tegema. Kui seaduse eesmärk on luua paremad raamid ja valmisolek, siis selle mõju avaldub esmalt perearstide igapäevatöös. Jättes muu kõrvale on seaduses plaanis võtta arvesse hiljuti saadud hindamatu õppetund. Pandeemia õppetunnid ikkagi ametkondlikul tasandil võetakse arvesse, et kui koroonapandeemia algas, siis väga hästi said hakkama need riigid nagu Singapur, Taiwan, kes olid esimese SARSiga pidanud tegelema. Ja neil oli ametkondlik mälu ja ametkondlikud õppetunnid ja nendel olid need protsessid paigas, mida ja kuidas teha. Ja tänu sellele COVID-i pandeemia alguses vähemasti nad said suurepäraselt hakkama. Siis kui meieni see viirus hakkas jõudma ja meie hakkasime leiutama ja avastasime, kui palju kõiki neid korralduslikke lünkasid ja kes mida tegema peab, meil tegelikult see infrastruktuur ei olnud paigas, et mul on hea meel, et seda tegelikult nüüd arvesse võetakse. Koolikeskkond ja seal tehtavad terviseotsused on üks tundlikumaid teemasid, kuid seaduse uuendusega saavad koolinoored nüüd ise otsustada, kas lasta end vaktsineerida või mitte. Noor inimene võib ise otsustada selle üle, kas ei või jaa, kas end vaktsineerida või mitte vaktsineerida ja seda noore arvamust võetakse siis kuulda. No aga öelge, kas senini on kuidagi see ahistanud teid, et näiteks vanema nõusolek peab olema ja siin on ka räägitud sellest, et need paberid on sageli unustatud kuskile panni alla või koolikoti põhja ja see on takistanud võib-olla seda, et see karjaimmuunsus meil hetkel nii kehv on. Selles suhtes seda ma võin öelda küll, et nende lipikutega on koolides õudne jamamine ja see nii on päriselt ka, et võimalus loobuda jääb ja need, kellel sellega probleemi ei ole, need ei pea enam paberimajandusega tegema. Noorte otsustusõigus vaktsineerimisel toob meelde ka kogemused COVID-i aja kriisidest, kuidas seadused ja juhised mõjutasid tegelikkuses ning milliseid õppetunde saaks neist täna kinnistada. Kuid ka hoolekandeasutused, mis nõrgaks lüliks osutusid. Hoolekandeasutused ööpäevaringsed saavad täiendavad kohustused kaitsmaks kliente ja minu meelest see on äärmiselt sisuline ja vajalik, sest COVID-i ajal me ju nägime, kui keeruline see oli. Täpselt samamoodi on oluline muudatus ka see, mismoodi siis lapsevanemad saavad ja peavad käituma, kui on laste vaktsineerimisest jutt. Ja tegelikult meenutades COVID-i aega, siis tegi ühekordseid otsuseid valitsus ja need ei olnud ette ennustatavad. Nüüd, kus meil on olemas siis tulevikus seadusraamistik ja ministril valitsusel määruse andmise volitus seadusest tulenevalt, on võimalik ka ette ennustatavaid käitumismustreid riigi ja avaliku sektori poolt selgelt aimata.